Fooddocs. Meie pakume toidukäitlejatele uudset võimalust koostada oma kohustuslik enesekontrolli plaan nutikalt ja 1 tunniga. Nii, 30 sekundit anna teile aega. Tere! Me ju kõik soovime, et toit, mida ostame poest või tellime restoranist, oleks meie jaoks ohutu. Aga kas teadsid, et selle tagamiseks peavad toidukäitlejad järgima tuhandeid määrusid ja täitma palju pabereid. Ja Fooddocs teeb toiduohutuse järgimise lihtsaks. Sina vastad 6 lihtsale küsimusele ja meie anname sulle dokumentatsiooni, mida järgida. Ja seda kõike vähem kui 1 tunniga. Ma ei saanud aru mitte midagi. Mis te müüte mulle? Sina, kui sa oled toidukäitleja, Ma ei ole. kui sa soovid hakata ei toidukäitlejaks, kas sind huvitab ohutu toit? Eestis... See klaas, kus sa tead, et see klaas vett? Midagi ei ole mugu Eestis juhtunud, kunagi toit Aga on kus sa alati. tead, et see klaas vett on sinu jaoks ohutu? Ma jõin seda, midagi mugu ei juhtunud. Ja, aga ma just ütlengi, et kas sa teadsid, et selle tagamiseks, et see jook oleks siin ohutu, on vaja teatud dokumentatsiooni, et saada sellele majale siin näiteks kasutusluba. Kellele te mõelnud olete selle? Mis asi see üldse on? See on toidukäitlejatele mõeldud. Mis see on? Toidukäitlejatele mõeldud dokumentatsioon, mis on seadusest tulenevalt kohustuslik. Mida te müüte dokumentatsiooni? Me müüme seda, et sa ei pea nägema vaeva 3 nädalat, vaid sa saad kõik asjad meie programmis, sa vastad 6 lihtsale küsimusele ja me ütleme sulle, mida sa täpselt tegema pead, mida sa pead järgima, mis on sinu Te müüte arvutiprogrammi? Just. Palju see maksab? See oleneb sellest, kui keeruline on sinu tootmise etapp. Kus te teate vastuseid nendele küsimustele? Sest sa ise vastad neile. Mina küsin sinu käest. Mis kasu ma teist siis saan? Aja võidad, me teeme seda kõike 500 korda kiiremini, kui sa teeksid seda täna. Mis need 6 küsimust on? Mis on sinu tooraine? Millest sa teed seda? Mis on sinu valmis toit? Kes on sinu kliendid? Kes on sinu töötajad? Ja millised on sinu tootmise etapid? Ja nende küsimuste põhjal kuvame meie sulle dokumendi, mille põhjal sina hakkad oma toitu järgima. Nüüd see on selline lihtsustatud asjaajamise programm, nagu ma aru saan. Just. Kui palju potentsiaalseid ettevõtteid on, kes sellest huvi tunnevad selle vastu? Euroopa Liidus 4 miljonit. Eestis? 15 000. Kes maksab? Ettevõtted, toidukäitlejad. Palju see maksma läheb? Oleneb, kui keeruline on sinu tootmisetapp. Umbes keskeltläbi 20–30 eurot kuus. Tooge üks näide. Näiteks, kui ma olen tavaline restoran, siis ta tuleb, sa soovid teada, kui palju ta maksab? Või millest ma toon näite? Ma olen restorani pidaja, miks mul teid vaja peaks minema? Sellepärast, et sa pead täitma iga kuu läheb... Tooge üks näide, ma olen restorani pidaja, kuidas ma käitun, et mul tekib äkki, mis hetkel mul tekib see vajadus teie poole pöörduda? Kui sul tuleb mõte pähe, et sul on vaja hakata restorani pidama, siis selle jaoks on sul vaja teatud dokumenti, mille nimi on enesekontrolli plaan. Nii, sa lähed ja guugeldad seda, eks ole. Sul on 2 valikut, kas sa ostad selle teenuse sisse või siis sa lähed ja üritad kogu selle dokumendi ise hakkama saada. Sa lähed meie programmi, sa vastad 6 lihtsale küsimusele, mida ma ennem ütlesin. Me anname sulle dokumendi ja selle dokumendi alusel hakkadki sa oma toitu käitlema. Ja kui sa teed täpselt nii, nagu seal kirjas on, siis on garantii olemas, et sa teed seda ohutult ja sa võid seda teha Euroopa Liidus. No, kus te lubada saate? Ma võin sinna märkida, mis ma tahan. Ma võin sinna laest võtta numbreid või asju või täita, nagu mulle meeldib. Võid küll teha niimoodi, aga sa teedki seda dokumenti ise enda jaoks. Sa selle kaudu selgitad välja oma riskid. Olete kellelegi püüdnud seda juba pakkuda? Meil on 3 klienti. Mis nad ütlevad? Neile meeldib see. Mis neile meeldib? Mis neile meeldib? Et see on nii lihtne. Sa saad selle asja tehtud 500 korda kiiremini, kui sa teed seda täna. Mis nad kriitikaks on öelnud? Nad ei olegi kritiseerinud seda. Aitäh! Ole.